Mina olen Kadri Tali, unustati varem, ma tuletan ennast meelde. Aitäh, ma tegelikult kuulasin väga tähelepanelikult eelnevaid kõnelejaid ja tahtsin just öelda seda, et tundub, et lastekaitse teemal on kõik väga hästi ja millegipärast meie lastel ei ole kõik hästi. Meie lapsed ikkagi tegelikult väga kõrge enesetappude arv, väga suur lubastavate laste arv. Ja seega ma arvan, et me võib-olla, kui me ainult tegeleme lasteks, me unustame ära, et lastel on vanemas ja vanemas on hästi suur võime siis kas neid tõsta või neid siis ka pinges võtta. Ja seetõttu minu meelest on hästi suur olulisus, et aidata ja võimestada neid lapsevanemaid, kes aidata neid muredest läbi. Ja seetõttu teil on hästi suur roll ja minu jaoks on väga oluline aru saada, või öelda, et väga toetan aduda seda, et nii isa kui ema on võrdse tähtsusega lapse elus. Ja kuna teie olete siin enamusest naisterahvad ja esinejad olid siin suurim osa meesterahvad, siis see on tore tegelikult näha, kui ettevaatlikud on mehed rääkimast sellest teemast, aga tegelikult enamus nendest keerulistest rollidest, kes oma lapsega siis kokku ei puutu, on mehed, aga vahel on naised. Ja tegelikult on pandud teid kohtuvad keerulisse olukorda. Peate võtma selle otsuse vastu, keda te siis toetate. Ja te võite mulle öelda, et te olete hästi erapooletud ja suudate seda, aga elus on tulnud ette igasuguseid olukordi, et te teate ka, et see on ääretult keeruline. Ja Soomes näiteks on võimestatud lastekaitset selliselt, et kõik need kohtumised lastega on algusest peale reglementeeritud niimoodi, et üksi ei saagi minna lapsega kohtuda. Lastekaitse ja psühholoog. Lastekaitse ja psühholoog. Ja minu meelest on see väga oluline, et selline reglement oleks ka Eestis, et oleks kaks inimest, kaks pead, teineteist toetades, kaks silmapaari, kaks sellist oskust on samuti nagu loob sellise parema võimalusega lastevanematele turvalisema keskkonna rääkida teineteist mõista. Ja väga oluline on minu meelest see, mida Eestis ka tasuks silmas pidada, et teekond siis kohtuni oleks rohkem rahastatud, ehk siis sinna üldse jõutakse, et teie tegevust oleks saanud maksimaalselt rahalist tuge ja võimestatud, et see sinna kohtuni üldse ei jõuaks. Kui me räägime sellest, et juba kohtus toimuvad seal mingisugused väga keerulised protsessid ja väga kallid raha raiskavad protsessid, siis tegelikult võiks võimestada hoopis seda ennetustööd. Et seda teekonda, siis ütleme 10 kohtumist lastekaitse ja psühholoog, väike tüdruk tuleb isa juurest, väike tüdruk tuleb ema juurest, siis ta on tema koduvisiidid, aga mõlemad iga kohtumas ja saaks tagasiside, et see oleks selline, et kui see 10 poole aasta jooksul on ära olnud, siis alles otsustada, mis siis edasi saab. Väga tihti on siis ventiil juba tühjaks lastud ja võitlusvaimu vähe. See on siis Soome kogemus. Ja võib-olla on ka väga oluline märkida seda, et tegelikult ühel inimesel, ühel emal, noorel emal, kes sageli noored inimesed, väga andekad ja toredad inimesed, kes lähevad lastekaitset õppima ja siis pärast tööle selles valdkonnas, aga siiski meil puudub isaks olemise kogemus. Et väga oluline on ikkagi psühholoogi aspekt selle juures, et ma kutsun üles suurt muudatust tegema tõesti, et lastega päris algusest peale töötaksid ka mitme valdkonnad. Kuigi teil kindlasti on psühholoogi kursust juba. Ja muidugi tahaksin öelda seda, et meie väikesed inimesed selleks hetkeks, kui nad jõuavad kohtupinki, et minu meelest üldse sinna, see oleks nagu äärmine vajadus või äärmine selline, kui kuidagi teisiti ei saa, et last küsita tema vanema vastu midagi, millega ta peab terve elu elama. Nii et ma soovin, et ka meie perede võimestatud laste parema tuleviku nimel aitaksime perede olukorda toime tulla koos teie kaasabil, et see rahastus lastekaitse, reglementeeritud tegevus, selle ümbermõtlemine, kuidas me ennetame seda, et üldse see kohtusse läheb. Sest me teame ka seda, et surmast ja sünnist kasseeritakse kõige suurem raha sisse. Ehk et laste nimel ollakse valmis kõige rohkem raha välja käima, et siis ka tervise elu lõpu kadumukeste või siis oma kallid enne. Nii et me peame väga ettevaatlikud olema sellega, et lastest ei tee relvi ja et lapsed ei ole vahendid meie kätes.
et ma soovin teile jõudu. Ma teen enda poolt kõik, et selle uue seaduse, iganes tuleviku nimel, et teie tegevus oleks rahastatud, et te saaksite piisavalt võimekust ja endale tuge. Aitäh teile ja palju.